külaskäik podcasti toob teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. Argentiina ralli on meil tänaseks nüüd juba lõppenud ning saame hooaja 5. MM-etapile siin Delfi Huvases stuudios joone alla tõmmata. Minu nimi Raul Õessaar, üle laua siis teise mikrofoni taga Karl Kluuda. No Karl, Ott Tänak lõpetas ralli laupäeva õhtuse selle tehnilise probleemi tõttu katkestamise järel lõpuks Rally 2 süsteemis. Sai 8. koha, võitis punkti katselt veel ühe lisapunkti ka. Kui võtta nüüd lähtekohaks see eilne õhtu või tänane hommik, ehk siis olukord, kus ta oli juba katkestanud, siis kas selle saagiga, mis ta praegu siit lõpuks endale võttis, tuleks siis rahule jääda või pigem mitte? No kuidas sa jääd sellise tulemusega rahule? Me keegi ei ole tegelikult ka ise sisimes, me ei ole ju rahul, et nädalavahetus on tegelikult läbi kukkunud nädalavahetus meie jaoks, Oti jaoks, Matu jaoks enne kõike muidugi ja tegelikult ka siis Toyota meeskonna jaoks juba, kus nad viimasel katsel ka kaotasid ära oma poodiumi positsiooni ja selle pealt veel Hyundail kasvatas oma punkti vahet versus Toyota, mis on ka omaette võitlus juba. Aga Oti juurde tagasi tulles, siis nädalavahetus ei olnud see, mida me ootasime, kiirus kõik oli olemas, aga ikkagi tehnika veab alt ära ja tegelikult see üks hetk hakkab päris närvidele käima, ma arvan. Jah, no võib arvata ainult, võib ainult ette kujutada, mis Ott Tänaku enda peas toimub, kes seda Ott Tänaku filmi ka näinud on, siis see ka teab kindlasti väga hästi, milline mõttemaailm selle mehe seal kupli all toimub, et ainult ikkagi perfektsionistiga on tegemist, ei ole siin midagi salata. Aga Argentiina ralli võit läks siis Tänaku kangele konkurendile Terry Neuvillile. Tema edu siis lõpuks suhteliselt kindel meeskonnakaaslase Andres Mikkelseni ees 48,4 sekundit. Lõpuks siis see jäi 3. kohale, endast täiesti viimase katsega surus siis Sebastian Ogier, kes möödus siis Chris Meagis punkti katsel. Meagil väike selline tundus, et mingisugune refi probleem seal ka lõpus oli, et kaotas seetõttu natukene aega ja lõpetas siis ralli 4. kohaga, 5 siis Jari-Mati Latvala, 6 Tanis Ordo, 7 Teemo Suninin ja 8 Ott Tänak, nii et 8 WRC autot üldse ralli lõpetas. Esa-Pekka Lapp ja Elvin Evans mõlemad siis pidid katkestama, nii et võtame taaskord siis meie juba väikselt traditsiooniks saava formaadi ette, 3 võitjat ja 3 kaotajat me siit rallilt siis välja toome. 3 võitjat, Terry Neuville esimesena. Suurepärane ralli kokkuvõttes, probleeme ei olnud, kiirust oli, stabiilsust oli ja ralli võit tuli täiesti, julgeks öelda, teenitult. Täpselt nii, ega Terry tegi suurepärase töö ja siin ka vennaga arutasime, et mina isegi ütlesin seda võib-olla selle pealt välja, et hetkel Terryt vaadates ta näeb väga tugev välja ka. Ta on maha rahunenud korralik ja teeb päris head tööd, et ralli alguses me kunagi ei kipu teda nägema seal eesotsas, aga ralli lõpuks sa millegi pärast esimene vend selle poodiumil, et siin on palju selle üle ka räägitud, et kas mees on nüüd leidnud selle õige valemi üles, kuidas seda maailmameistritiitlit võtta ja hetkel tegelikult on ta kogunud punkte versus võrreldes eelmise aastaga on päris palju rohkem ja kõigil 3 sõitel tegelikult Argentiinasse minnes ja nüüd tegelikult Argentiinast ka lahkudes. Et ta ise teab, ta ütles ka, et need, kui üle lombi tulevad tagasi siia Euroopasse ja ta peab endiselt veel teed puhastama, et siis ei saa lihtne olema ja me kõik oleme seda mitu aastat järjest ka näinud, et teises hooaja pooles ei toimi Hyundai nii hästi, kui ta võiks, aga meeskond vist teeb kõvasti tööd ka selle nimel, et kunagi ei tea. Aga sellegi poolest super tulemus ja tema ju tegelikult ka nii-öelda sõbrale ja elukaaslasele, võib-olla siis elukaaslane valesti öeldud, aga elavad vist samas majas ja Andres Mikkelsenile ka ikkagi väärt mees. Jah, kõigepealt siis vaatame MM-sarja punktiseisu ka kiirelt üle. Neuville siis 110, Ogier 100, Tänak 82, Meek 54, Evans 43 ja siis tulevad juba kõik ülejäänud. Mainisid juba ära selle teise võitja meie siin sellest nii-öelda rubriigist. Andres Mikkelsen ka kindlasti võib selle ralliga väga rahule jääda. Eelmiselt etapilt jäeti ta kõrvale Hyundai otsuse tõttu. Ei olnud tal enne seda erilist kiirust ette näidata, tulemusi ka ei olnud päris tükk aega, kas viimati äkki poodiumil oli eelmisel aastal Rootsis. Eelmise aasta Rootsis, jah. Just, nii et üle tegelikult 1 aasta on see poodiumi põud nii-öelda kestnud, aga seekord teine koht Hyundaile kaksikvõit ka veel. Suurepärane ralli tema poolt.
tõesti ja sellepärast ta meie siia võitjate kategooriasse ka kukub. Et ta ise ütles ka, et see võit oli või noh, see teine koht oleks isegi olnud võiduvääriline tema jaoks, et tal on olnud raske tegelikult juba siis 1,5 aastat selle autorooli taga. Aga sellegi poole pealt mees võttis jalad kuhvalt välja, tõi meeskonnale suurepärased punktid ja kasvatasid tegelikult ju siis edu ligi pea 30 punktile, tegelikult vist natukene alla 30 punkti Toyota ees, mis on siis Andrea Adomale. 37 punkti siis. 37, nii et jah, siin ei ole sugugi nalja, nii et konstruktorite karikas hakkab ka Hyundai Toyota eest vaikselt ära eest libisema ja seetõttu kolmandaks võitjaks oleme siin välja toonud Hyundai tiimi bossi Andrea Adamo, kes kaksikvõit esimest korda, kus juures sel hooajal üldse, kui esikolmikusse pääsevad ühel etapil siis 2 sama tootja sõitjat, ehk siis varem olid kõik 4 etappi läinud niimoodi, et poodiumil olid 3 erineva meeskonna sõitjad, aga seekord siis Hyundai on esimene nii-öelda tootja, kes suudab ühel etapil 2 meest poodiumile saata ja kohe selline kaksikvõit, nii et Adamo kindlasti täiesti kallistab seal kõiki ja praegu võib seal rahulikult oma Bruce Willise pilte üles panna. Selles mõttes on sul õigus, et kes seda WRC Plussi vaatab ka, et siis ta kallistab, musitab, emotsionaalne mees on ja ta mitu korda ka vabandas siis ka nagu telekas või rahvusvahelise meedias ütles, et vabandast mu hääle pärast, aga tegelikult mees lihtsalt nagu, tal oli nutumaik ka suus, et ta oli nii õnnelik, et tegelikult tema siin ja etteotsa ju see aasta pandi ja alguses oli üsna närviline, sellepärast et ta ei suutnud enam võitu tuua sellele meeskonnale, aga sellegi poole pealt nüüd Argentiina ralli lõppedes on 1-2 Hyundai poole, vahepeal oli isegi karta, et äkki tuleb 1-2-3, sest Tani Sordo oli ka väga tugevat sõitu tegemas see nädalavahetus, küll aga täna hommikul ei olnud mehel seda kiirust ja temast läksid mööda siis nii Jari-Matti Latvala, Sebastian Ogier, kellega ta oli ühel samal pulgal ja tegelikult Ogier siis on see mees, kes sealt siis meil võitjate kategooriast jäi küll täna natukene välja. Aga ta oli selline esimene nimi seal nii-öelda joone all. Jah, ta oli see esimene nimi joone all puhtalt sellepärast, et tegelikult mees võttis väga korralikult ennast täna kokku, võttis enda autost maksimumi ja Power Stage'iga tegi Terry Newville'ile väikse üllatuse, kellel oli au seda ülekanne lõppu vaadata ja poodiumit seremooniat, siis poodiumile astudes Terry vaatas kõrvale, et vaatas, Ogier, mis sa siin teed, et kuidas sa siia said? Et ta nii-öelda ehmatas ära, et Ogier ikka andis märku, et ma olen veel siin, ära üldse siin mõtlegi. Just sõber. Ja punkti tabelis lõpuks need sellised ühekohalised tõusmid esikolmikusse pluss punktikatse maksimum, need on väga-väga magusad punktid ikkagi, kõvasti magusamad kui võib-olla mõned teised. Täpselt nii ja tegelikult ju siis nende vahe on ka ainult endiselt 10 punkti, et Newville natukene kasvatas seda, aga mitte palju. Kurb on võib-olla kõige kurvem meie jaoks on vaata seda, et Ott on 28 punktiga maas, et see on nagu ühe ralli võit, et Argentiinas tuli see tema katkestamine ära, aga võib-olla on hooja teine pool jälle meil parem, tugevam. Roosilisem, sest ju tegelikult õnn on nagu on kellegi teise poole peal praegu, et õnn peaks nüüd ka Oti ja Matu õue tulema ja Toyota meeskonna. Aitud külna. Nii et juhatasid sisse hästi järgmise segmendi, 3 kaotajat. Ott Tänak kindlasti number 1 selles vallas on, et väga õnnetu see tehniline rikke. Jällegi see täpne põhjus ei ole meil endiselt kusjuures teada, Tommy Mäkinen ka seal natukene hävas selle kohta, et ilmselt ikkagi ei olnud midagi seal generaatori või akuga, mingisugune elektriline viga, aga See sama mure oli ju Mehhikos ka. Pärast Mehhikot Tomile pandi kõvasti südame peale, et ta peab selle muutuse ära tegema ja fun fact asja pool on tegelikult see, et Toyota kasutab McLareni generaatorit. Aga siis, kui McLaren selle välja töötas, siis nad ütlesid, et see ei pruugi 100% teie tingimuses töötada, sellepärast et see temperatuuride vahe, mis teil on erinev ja senimaani viga on ka teada vist, aga ei ole suudetud seda lihtsalt nii-öelda nagu ära teha. No mingid jutud on siiski, et Mäkinen tähendab ise vist, ma saan aru, et ütles, et see ikkagi ei ole see probleem, mis seal Mehhikos oli, et see võib midagi muud olla, et viga oli elektrisüsteemis, et oli mingisugune muu probleem, saadi juba lahendatud, aga ütleme praegu meil siin sellistele nii-öelda kõrvalistele fännidele
ei ole see midagi eriti lubavat, ütleme, et kui mingisugune muu probleem veel seal tekkis, et Toyotal ikkagi neid selliseid lastehaigusi tundub, et tuleb ikkagi ette ja no Tänaku põhjal tõesti vaatame seda punktitabelit, nagu sa ütlesid, Neville'iga 28 punkti vahet ja noh, võib-olla huvitav selline paralleel on see, et Neville ja Tänaku vahel on 28 punkti ja Chris Meeki ja Ott Tänaku vahel on ka 28 punkti, ehk siis Meek on Tänakust täpselt sama kaugel kui Tänak Neville'ist, aga noh, kui me meenutame seda eelmist hooaega, siis noh, see vahe kasvas ikka vaata, et 3 korda suuremaks vahepeal ja Tänak suutis ikka selle tagasi nõeluda, nii et hooaeg on veel pikk. Jah, 9 etappi on veel sõita, et midagi kindlasti katki päris ei ole, aga me pole isegi poole peal. Just, nii et aga noh, sellegi poolest Tänak kindlasti Argentiina rallil selline üks põhiline kaotaja oli ja läks ta ikkagi võidu järele ja tuli tagasi siis mõndade üksikute punktidega ainult noh, mitte küll ilmselt enda süül, aga sellegi poolest. Ja teine kaotaja siis samamoodi Toyota meeskond tegelikult tervikuna ei jõutud seekord üldse poodiumile, viimasel katsel jäädi siis sellest 3. kohast ka ilma Chris Meeki näol ja konstruktorite karikas siis nagu ka öeldud enne juba 37 punkti juba Hyundai'ga see vahe on, Citroenist vaid 3 punkti endiselt ees Toyota, nii et ja Citroeni veab üks mees. Ja Citroeni veab sisuliselt üks mees ja Esa-Pekka Lappi on siin järjest katkestanud, et see noh, ei näe eriti hea välja Toyota poolelt ka. Aga tead, mis siin, ma ise mõtlesin selle peale, et ma pean üle selle kontrollima, aga kuna Mats Ösberg tuli R5-ga ja ta jäi 9, siis tema võtab ka veel tegelikult Citroeni tehasele, võtab ka tema paar meeskonnapunkti. Ma ei tea, kas see päris nii on. Ja sest sõitjad ise saavad punkte, vaata top 10. Ja ta on Citroen ka. Et võib-olla, sest kui sa saad nomineerida 3 autot, siis sa ikka nomineerid ju R5 ka, äkki jopab. No Ösberg oli seal WRC2 Pros, ma ei tea, kas see ikka loeb. Ma ei tea, aga no selles mõttes ma küsin järgi, ma uurin järgi seda, tegelikult on ju põnev, et tegelikult äkki ta salaja toob ka neid punkte lisaks, et sellepärast salaja punktid, kui kilekotiga taga uksest on ju. No võib ju olla reaalne, aga ma teen selle selgeks. Vaatame kiirelt, võtame WRC mingisuguse kodulehe lahti, äkki seal on kirjas nüüd need punktiseisud. Ikkagi 37 punkti ja Citroenil on 3 punkti taga Toyotast, nii et see peaks kõik õige olema. See on kõik õige, aga lihtsalt huvitav, et kas Mats Ösbergi punktid lähevad ka arvesse või mitte. See on minu küsimus tänase saates minule endale ja vastust mul ei ole. Just, et äkki järgmine kord saame selgust tuua. Igatahes ja 3. kaotajaks või äkki keegi kuulajatest teab, kirjutage meile. Kes esimesena kirjutab, see võidab siin mingisuguse Delfi Cruise'i äkki. No mõtleme. No vaatame seda asja, igaks juhuks midagi välja ei luba. ma hakkan kiiresti kirjutama. Ja. Aga 3 kaotajat, 3. kaotaja on ka siis meil veel välja ütlemata ja see on siis ei keegi muu kui M-spordi meeskond tervikuna, nagu öeldud, Elvin Evans suure avarii tõttu pidi üldse katkestama, ei saanud isegi punkti katsel või sel viimasel päeval start tulla ja Teemu Suninen, temast ka eile juba paari sõnaga rääkisime, terve nädalavahetuse tegelikult ikkagi pettumus. No ei õnnestunud kuidagi, eks tal oli probleeme autoga ja seda kiirust tal ei olnud, aga Ott ka kunagi rääkis seda, et esimesed aastad Argentiinasse minnes, et tegelikult see on natukene selline nagu raske ka, need suured kivid ja pinnase muutused ja ühte otsa on ta päris kiire ja teistpidi see on hästi nagu tehniline ja sa pead oma autot seal kivide vahel väga hästi valitsema, et lihtsalt kui seda kindlust ei olegi, et siis see aeg hakkab väga kiiresti nii-öelda nagu kaduma. Ja et ma saan aru Teemust, et võib-olla miks ta ei olnud päris nagu konkurentsis võrreldes teistega. Samas ta tegi ilma vigadeta sõidu, tõi meeskonna mingid punkte, et päris 0 tulemus ei ole, aga ei ole ka parim tulemus ja tegelikult kahju oli ka Elvin Evansist, kes siis selle super ilusa drifti tegi, aga leidis ainukese kivi üles ja katuse peale pani, et see kivi vist oli ka nii suur, et ta lõhkus seal mootoriruumis mingi puuri osa või mingi asja piisavalt ära, et raske on lõpuni sõita, aga kaotajates ka siis 4. kohal, kes siis napilt välja kukkus, oli ju tegelikult Esa-Pekka Lappi, ta on endiselt meil seal kaotajate ringis, aga tema veel kaotas nii õnnetult, et see katus, mis ta seal nii-öelda katuse peal põrkas väga kahtlane katus oli, kus ma ise ei oleks tahtnud üldse sees olla, väidetavalt oli tegemist 10G-ga mingil puhul.
ja sõitjad kontrolliti haiglas kõik üle, kaardilugi isegi kasutas 100% oma kindlustust ja neid nii-öelda lisasi, et teda plaadi peal kopteriga ikka haiglasse viidi. Mõlemad mehed astusid omal jalal minema, et natukene lihtsalt kange, aga Citroen on tema tarbeks nüüd pidanud lennutama Prantsusmaalt kohale uue kere, sellepärast et see kere pidi olema täitsa katki. Just, ja vahemärkusena ei saa keegi mingisugust Delfi Cruise'i siin auhinnaks, uurisin ise välja, Ötsberg ei toonud Citroenile ikkagi punkte, nii et Tubli Raul. Ei olnud ta kuidagi nomineeritud, ma ei tea, kas seda saab teha või ei saa, aga igatahes meeskondlike punkte sealt ei tulnud lisaks, aga lähme edasi, BetSafe, meie hea toetaja, tuletab meelde nende uue kliendi pakkumist. Kui teed BetSafe'is endale konto ja panustad seejärel vähemalt 10 euro eest, vähemalt kohviga 1,5, siis annab BetSafe omalt poolt sulle 25 eurose tasuta panuse ja nii siis 4 kuud järjest, ehk siis kokku on võimalik 100 eurot panustamisraha endale saada, kui sul veel BetSafe'is kontot ei ole või siis niimoodi peaks ka vist saama, kui sul konto on, aga sa veel panustanud ei ole. Nii et selline pakkumine siis jätkuvalt BetSafe'is kehtib. Ja see Argentiina ralli ongi meil kokku võetud, et Tšiili on tegelikult tulemas ju juba 2 nädala pärast, ehk väga pikka siin pausi ei ole. Sõitjad, ma ei tea, kas nad lendavad vahepeal koju, pigem vist pole mõtet või? Pigem jäävad sinna, praegu ongi siis tegelikult mahalaadimisnädal ja võib-olla pärast seda Argentiinat ongi hea mõnus üks korralik Argentiina steak teha seal koha peal ringi vaadata ja seda loodust nautida, kus nad muidu läbi kihutavad tagasi lendamiseks, tegelikult ei ole pointi. Sa võiksid seda teha, aga pigem, et sa lähed ju Tšiili täiesti uus etapp teisel pool maakera endiselt, et seda ajavahe tulla. Pigem jah, vist peaks nagu 2 korda ajaga vahe karjama. Et see on nagu pigem kehale raske, et mina tean, et Ott ja Matu jäävad sinna teiste sõitjate kohta. Ma nii lähedane ja tuttav ei ole, aga tean, ei ole veel päris kellegi, kes küsima hakanud, mis te teete. Oleks ma seal olnud, siis ma oleks ilmselgelt seda vastust paremini teadnud. Aga mehed naudivad ja puhkavad sealpool maakera ja ütleme, et väike puhkus ka neile ära kulub. Jah, kuskile jalad seina peale panna mõneks päevaks ja natukene siis tõesti niisama võib-olla rallile mitte mõelda, aga küsimusi on meile tulnud tegelikult palju, küsimuste rubriik. Küsimuste kohal ma isegi ütleks seda ka, et järgmiseks saateks või selleks saatele põhjal te võite meile küsimusi esitada ka, sest Tšiili kohta meil väga palju informatsiooni ei ole, sest me ei tea, mis seal tulema hakkab, aga me midagi proovime leida. Igal juhul, küsimused jah, ja küsimusi on tulnud jällegi väga palju ja mõned siit oleme välja selekteerinud. Jana on meile saatnud koguni 4 küsimust ja üks nendest on siis selline, mida esitas meile ka Riho, täpselt sama küsimus tuli 2 inimese poolt samal päeval, varem on ka sellist asja kusjuures juhtunud, aga selline huvitav kokkusattumus, kuna see küsimus ei ole kuidagi otseselt aktuaalne või selle Argentiina ralliga just seotud, aga selline üldine ralli küsimus, miks istuvad ralliautodes kaardilugejad madalamal siis kui juht? Kas tegu on mingisuguse raskuse asetamise või raskuskeseme paigutamisega või on seal mingisugused muud argumendid ka mängus? Raskuskese ja kaardilugi ei ole mõtet välja vaadata, siis hakkab hirmus. Aus vastus. Mingil määral ta ikkagi vist välja näeb, et sealt ikka sa pead natukene nägema, et päris nagu tagumiku pealt ei ole võimalik nagu lõpuni välja seda teha, aga mõned kaardilugejad on ka nii lühikesed, et nad päris nagu ausalt ei näegi sealt kõrvalt midagi välja, et lihtsalt tagumikuga tunnetavad, aga selle raskuse alla viimine maapinnale võimalikult lähedal on see põhjus, miks tegelikult kaardilugejad istuvad madalamal ja ühtepidi peaksid sõitjad vahepeal panevad ka ennast madalamaks kruusarallidel, näiteks asfaltirallidel millegi pärast tõstavad just nagu kõrgemale, et siis auto on nii või naa juba madalamale, aga siis ütleme, et kuidas kellegi enda soov. Ja juht istub sellepärast lihtsalt kõrgemalt, temal on vaja välja näha. Temal on vaja näha seda hirmu. Just, ja hirmu kohta tuleb siis Jaana teine küsimus, kas see on tõsi, et Oti autos ei ole spidomeetrit sõidu ajal näha, et see nii-öelda ei pidurdaks juhti teades, kui kiiresti ta tegelikult sõidab? Ülesõitudel kindlasti on vaja näha, sellepärast et tuleb järgida ilusti reegleid ja mille järgi tuleb korrektselt liigelda, et ülesõitudel on ka ikkagi kõik politseid on monitooritud mingil määral, aga katse ajal võimalikult vähe informatsiooni, et ainukesed, mis sõitjale siis tegelikult tulevad, on siis mingid alarmid, et kui on midagi nagu valesti, kas temperatuurid ja asjad, vesi ja õli on põhilised, mida
sa näed oma display pealt ja siis tegelikult on põhiasi on käik, et aru saada, mis käigus sa oled, et siis selle käigu põhjal sa ise hindad tegelikult oma kiirust, et sul seda niisama väikest märki vaja ei ole. Küll aga see mõnel autol kuskil all nurgas jookseb, näiteks minu autos Hiinas mul jookseb kiirus, aga ütlen päris ausalt, et kui on ükskord, kui ma vaatan, aga tegelikult ma näen seda vist silmanurgast, et ta päris mul ees ka ei ole. Aga siis, kui oli hästi pikk sirge ja mul oli 245 oli vist kella peal, siis ma natukene huvitav oli lihtsalt vaadata, et palju mul siis tegelikult praegu piirega hoogu on ja siis tegelikult tekkis küll päris hirm. Oota, 245 kilomeetrit tunnis tuleme nüüd selle juurde korraks tagasi, et katse peal. Katse peal, sul siis mingisugust piiret ei olegi seal või? No, ma olin ise ka väga üllatunud. Ma ei teadnud, et see auto nii palju välja läheb, aga 6-käiguline kast. WRC autod võrdluseks ju 200 üle ei lähe, neil on vist 190 kuskil see... No, seda minagi. Ma olin arvestanud 200-ga, aga see läks päris palju ja lõpuks insenerid ütlesid ka data pealt, et mina nagu 45 numbrit ei näinud, aga nii-öelda data vist ütles ja siis ma ütlesin, et jube. Aga sellel pillil on väga palju jõudu, et see on uskumatu auto. Nii, läheme Jaana küsimustega edasi. Kaardilugeja, see nii-öelda mootori õhuklappide kinnipanemise teema on Argentiinas aktuaalne ja küsib Jaana selle kohta, et kas see, et just kaardilugeja peab neid klappe kinni tõmbama või kinni vajutama enne siis suurt veeloiku või veetakistust, et kas see, et just kaardilugeja peab seda tegema, mitte juht on tingitud siis mingisugust tehnilisest lahendusest või millestki muust. Ma ise pakuks, et lihtsalt, et juhil ei ole lihtsalt aega või maht seda niimoodi teha. Jah, juhil on tegelikult ju, kui me vaatame seda auto sisepilti, siis juhil on kõik käed-jalad tööd täis. Kaardilugeja on jalgade mõistes on ta rahulikum, et ta hoiab ennast ise lihtsalt kinni ja tegelikult kuna ta raamatud manageerib seal autos, et siis sul on vahepeal lihtsam on kaardilugejal lihtsalt selle asjaga toimetada ja mõnda aega tagasi ei olnud ju see elektrooniline, et tänapäeval võib-olla mingid asjad, et tiivikud siis lõpetavad töötamised, vett rohkem sisse jäämaks, et see on juba nagu elektrooniline, mis on nagu nupu all on, aga paljud käivad ka ikkagi mehaaniliselt trossiga, et siis sa pead reaalse nagu liigutuse tegema, et kaardilugejal on seda lihtsam nagu teha. Sama, mis nagu ühes saates ma mainisin, et vahepeal, kui aken läheb uduseks ja klaasi need puhurid asjad ei toimi, et siis võetakse jalast ära sokk väljast kuskil puuoks ja siis näiteks sokiga puhastatakse sõitjal ees, nagu kaardilugeja puhastab vahepeal sõitja vaatevälja, et saaks edasi kihutada. Just, ja Jaana 4. küsimus on siis selline küsimus, millele me kunagi oleme tegelikult vastuse andnud. Kiiresti võtame siis sellega läbi, et kas Oti autosse paigutab kaamerad, need WRC ülekandekaamerad Oti enda meeskond või siis eraldi ülekandemeeskond ja kes otsustab, kuhu auto küljes kaamerad paigutatakse, et sellest me rääkisime, sellega tegeleb siis eraldi jah, see NEP Productions, kes seda ülekannet toodab. Jah, Sommid on need mehed, kes tegelevad selle asjaga, nemad siis ise vastutavad kogu selle tehnika eest, mis seal autos sees on, et see ei oleks midagi, mille eest sõitjad ja meeskond siis, kes võitlevad tegelikult teise asja nimel, mitte nagu nemad võitlevad maailmameistritiitli nimel, mitte pealtvaatajate nimel, et see on kellegi teise äri ja kellegi teise töö. Nemad meeskonnad peavad lihtsalt võimaldama siis tegelikult toite nendele kaameratele, mis on üks asi, millega nad arvestama peavad ja ülejäänud, siis peavad need kaameramehed ise hakkama saama ja nendel on siis luba autot puutuda ainukestena servisest väljas ja see on siis ka tegelikult Park Fermede alades ja üldjuhul siis, kui nemad on ka inimesed, kes tohivad käia Park Fermedes, muidu sinna sisse keegi teine ei saa, et nemad vastutavad otsast lõpuni selle eest. Vot nii, Jaanale suur tänu 4 huvitava küsimuse eest, aga aega meil on, nii et võtame mõned küsimused siin veel, nii et Argo küsib siis sellise huvitava küsimuse, ta on pannud tähele testikatseid YouTube'i vahendusel vaadates, et mingisugune veider tuluke särab seal all vasakus nurgas tange all, valgustades teepinda, milleks see tuluke seal põleb? Ma nüüd 100% kindel ei ole ja ma olen ise seda kunagi mõtisklenud ja ma olen uurinud. Lõpuks see tuli tegelikult esimest korda oli seda näha Volkswageni autodel, kui nad testisid just ja asfalti peal on võib-olla seda lihtsam nagu märgata. Aga ma olen aru saanud, et see on sensor, mis mõõdab tegelikult otsest, sa saad mitut erinevat asja vist seda tegema panna. Üks asi on see, et ta saab mõõta mordi käitumist nii-öelda vastavalt tee suhtele ja siis vist täiesti nii-öelda autentset kiirust või kuidas see kere tegelikult, kui testi teed, siis sul on auto juhtmeid täis, et siis lisatakse sinna hästi palju teisi süsteemi nagu juurde, hinnatakse mordi tööd,
diferentsiaale, rataste pöörlemiskiirust, kõik asju autos sees ka. Et see on üks lisavidinlist, mis nad autole peale panevad, et aru saada, kuidas siis mingites olukordades või mingites kompressioonides või asjades seda seadistust paremaks muuta. Vaat nii, Valder küsib ka siis, et kas legendi koostamisel märgitakse ära ka kurvi kalle või kalded või on see siis liiga palju infot piloodi jaoks, et näiteks kui kurv läheb paremale, aga kurvi kallak on negatiivne, ehk siis nii-öelda kraavi poole, mitte sisekurvi poole, et kas see märgitakse ära? Oleneb kaldest, selles mõttes, kui on negatiivne kalle, ehk siis nagu väliskurvi poole kalle, et siis mingitel puhkudel tasub seda sisse panna, et seda näha on võib-olla rohkem näiteks Inglismaa rallil ja Uus-Meremaa rallil, kus on see tee iseloom. Noh, Eestis on ka mõned teed, kui sa lähed, et siis on kas munatee või kaussistee või siletee või need on ka omaette formaadid, aga palju sa hindad silmaga ära, aga mingid kohad on ka, meil oli Eesti mõistes oli kunagi Paides selline kurv nagu Sõprusauk. See Sõprusauk sai ka nime sellepärast, et seal lihtsalt kõik vennad kogunesid ja panid katuseid. Aga see oli ka sellepärast, et see kurv oli õrnalt negatiivse kaldega täpselt metsa all, puude all niimoodi, et seal oli tugevam pinnas, libedam ja siis ei olnudki kunagi midagi teha, et see tahtis see kraav sind ära imeda. Et mingitel puhkudel need tulevad välja ja tegelikult on ka see Tšiili mõistes sõitjate üks suurimaid, ei saa öelda hirme, lihtsalt katsumusi, et sa ei tea, milline see nii-öelda rada on ja millised on need sõpruse augud kohalikus riigis. Et tegelikult igal rallil, igal katsel on need sellised oma nišiga kohad ja need, kes on rohkem sõitnud, nendel on seda lihtsam nagu tabada. Aga Tšiili võib ka tulla selles mõttes huvitav. Just. Ja tegelikult ja lõpuks kui lisaks öeldes, vabandust, et ma täiesti vabalt ära räägiks puhtalt kõik oma südamelt, siis on ka sõitjate soov siis, et vahepeal, kui sul on nii-öelda nagu positiivne kalle, et siis on nagu trekk, siis sa saad sinna rohkem hoogu kanda, et siis see muutub legendi nii-öelda perfektsionismis, et sa ajad järjest rohkem ja rohkem täpsemaks, et sa suudaksid nagu võtta neid 0, sekundit, sellepärast et praegu me vaatame, et ikka tegelikult on väga tihedaks see rebimine seal maailma messivõistlustel läinud. Just. Et esimestel päevadel, kui oli ju tegelikult meil mudaralli, et siis vahepeal olid inimesed lihtsalt kaassõitjad, aga ei võetud maha kana. See on ka natukene, esimene päev näitas ära, et need rallisõitjad on natukene imelikud. Logiseb. Eks ta ei ole. Ja Tanel küsib siis, et võimalik, et on kunagi läbi käinud, ei ole kusjuures minu meelest, aga huvi pärast tahaks siis teada, mis bensiini ralliautod kasutavad, et ega ometi mitte tavalist, mis me ise tanklast osta saame. Ralliautodel on, see on ka jälle üks tegelikult ju ärivorm samamoodi nagu seal on refid, et siis need ralliautod võtavad 70 liitrit 100 katse peal, et seda nii-öelda keegi peab selle kütusega kohale tarnima, aga kuna mootorid on nagu nii viimase peale nii-öelda tuunitud, siis päris nagu musta tanklakütust kasutada ei ole mõtet. Et neid bensiine on ka erinevaid, et eelmine aasta vist oli Panta, siis see aasta nüüd on äkki Wolf ja Wolfi pealt mul lihtsalt ise ma sõitsin Eestis kunagi ühe Aspeni kütusega ja siis ma otsisin selle kohta, et võrdlust, et Aspenil siis flexoil.ee kodulehel on näiteks väike võrdlus lihtsalt mingite kütustega, et tanklakütus on mustem ja see kahjustab mootorit nagu rohkem, et siis otsitakse ikkagi mingil määral, et see peab läbima mingid testid ja ta peab puhas olema, et need reeglid määrab FIA, aga kuna tegemist on ikkagi ju keemilise tootega ja siis seal on ka oma valem, kuidas see kütus kokku segatakse, mis komponentidest lõpuks me ei tea. Ma tean, et see lõhnab hästi. Iga hommiku sinna kontorisse läksid, siis sa tundsid kohe selle kontori lõhna ära, et tikku tõmmata ei sooviks. Ja samas olen kunagi söönud ühte võikut, ma ei mäleta kus kohas, aga ma sõitsin Suzuki tehases sellel hetkel ja see oli bensiiniga läbi imbunud ja ma arvan, ma sain sealt kõrvetised. No, ilmselt ei soovitaks uuesti teha seda asja, aga... No üsna korraliku kikiga. Aga ütleme, kas Ott Tänaku WRC auto läheb käima, kui sinna kuskilt Olerexist 95 bensiini sisse panna? Kindlasti ta läheb käima, aga ta ei toimi lihtsalt nii hästi. Need on ka, see on nüüd, miks on insenerid koha peal kaasas ja miks on insenerid vajalikud, on see, et õhu ja kütuse segu oleks täpselt vastavalt kõrgustele temperatuuridele see kõige magusam. Et siis tegelikult on see kütuse kvaliteet peaks ka olema ühtne, et kui sa lihtsalt praegu lähed võtad suvalisest tanklast endale paagi täis, siis
noh, kuna meie tavaautod ei ole nii üle forsseeritud, siis on ka, noh, ta peab lihtsalt seda põletama. Siis tegelikult, kui hakkad autot natukene nagu tuunima või kirjutama või nagu teed enda autot nii-öelda mappingut natukene võimsamaks, siis öeldakse näiteks, et kui sa oled kirjutanud enda auto näiteks Olerexi bensiini peale, siis sa peaksid tankima ka Olerexis. Et siis su auto on kõige paremas nii-öelda ja kõige rohkem kaitstud. Ja nagu sa ütlesid, 70 liitrit sajal võetakse WRC auto poolt katse ajal bensiini siis ja ülesõidu ajal on vähem. Nagu Ummeriga sõidaks, noh. Ülesõidul on 25 liitrit sajale ja see on siis, kui sa sõidad rahulikult niimoodi, et sa nagu gaasipedaali midagi ei mängi, täiesti nii ökosõitu, siis päris palju võtavad need autod kütust, aga noh, nad lähevad edasi ka vastavalt oma mootori suurusele ja kaalule. Ja noh, see ralli bensiin on ilmselt ka kordades kallim kui tavaline, eks ju, kütus, nii et... No ta on puhtam, see on ju nii-öelda paremini tehtud, ta peab olema natukene kallim kui see tavabensiin, mis meie tänavasõidu vahenditesse jõuab. Jah, ja Tanel lõpetuseks veel ütleb, et härra Karl teid tahaks Rally Estonial ka sõitmas näha, et ehk Georg Ross annab kasutada oma vana generatsiooni Fiestat. Selle kohta nüüd liikus ka informatsioon, et see Fiesta on ära liikunud Eestist, et seda enam ei ole alles, kus see nüüd läks, ma mingi pilti nägin, kas see läks äkki, igal juhul seda vana, jah, see nüüd liikus Eestist ära, et see kaart läks ka ära kahjuks, aga ma tahaks ennast ka sõitmas näha. Ütleme need, et vahepeal täitsa ära unustanud, et ma olen sõiduga kunagi tegelenud, kuigi nii palju oled selles saadetes ja asjades ja kuidagi oled nagu seotud sellega, et ise seda tähele ei pane ja tegelikult hakkab juba natukene närviliseks olukord muutuma, et kui ma mõtlen, siis ma ei ole juba 4 kuud sõitnud, aga 4 kuud ei ole ju tegelikult pikk aeg. No jah, mõnes mõttes on, mõnes mõttes ei ole, loodame, et mitte liiga pikk, igatahes meie siit 6. käigust ikka loodame, et sind... Saaks 6. käigu sisse tõmmata. Jah, saaks ka Karl selle 6. käigu päriselt mõnikord sisse tõmmata. Meie aga täname kõiki kuulajad, kes meiega siin lõpuni vastu pidasid. Oleme eetris siis juba natuke vähem kui 2 nädala pärast, kui Tšiili ralli algamas on. Kuulata saate meid ikka Delfi taskust ja erinevatest podcasti rakendustest, kui teil on meile küsimusi. Nagu nägite, siis vastasime põhjalikult ja pikalt, saatke need aadressile siis 6kaik@delfi.ee ja täpselt samale aadressile saatke siis ka küsimusi Ott Tänakule, Ott Tänakule on ka päris palju juba küsimusi tulnud. Betsafe'i abiga siis parim valitakse välja nendest ja sellel annab siis Ott Tänak omapoolse vastuse ja lisaks selle küsimuse esitaja saab siis ka Ott Tänaku autogrammiga plakati ja T-särgi, nii et tasub proovida, tasub kätt proovida. Meiega täname ja kohtume uuesti juba varsti. Jah, tänud ka minu poolt, et kuulasite seda huvitavat Argentiina nädalavahetust, kus siis tegelikult oli 3 rallit 3 päeva jooksul, saime nautida kõik erinevaid ilmasi ja kellel ei olnud võimalik nautida, et siis ma loodan, et me suutsime selle informatsiooni teile 3 nende saadetega kokku võtta ja edasi anda, et ja nagu ma enne mainisin, siis Tšiili kohta väga palju informatsiooni meil ei ole, et kui teil on küsimusid, siis esitage julgelt. Tänud ja ilusat nädalal lõppu. 6 käik podcasti tõi teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe.